Aga nüüd on jäänud meil viimane esineja ja tema kohta, mida sa, Ing, oskad öelda? Tegemist on Eesti Vabariigi peaministriga, tegemist on Eesti Vabariigi kõige pikemaaegse peaministriga, ta on nii kaua peaminister olnud, et mina ei mäleta enam, kui kaua, ma ei tea, kas keegi teine mäletab, kui kaua ta peaminister on olnud. Tegemist on inimesega, keda veel 6 aega tagasi Edgar Savisaar kutsus kuradi Ansipiks ja keda ta eelmisel nädalal hakkas järsku kutsuma heaks Andruseks. Aga tühja sellest, kuidas Savisaar teda kutsu või musirulliks. Koostööd nad tegema ei hakka ja koos nad Eestit valitsema ei hakka, küll aga hakkab Andrus meile nüüd rääkima. Ole kena. Hea Andrus. Head saalisviibijad, ma tänan südamest Mary Stockerit selle eest, et ta meile esines täna ja ma tänan kõiki naisi, kes täna eelistasid seda auditooriumi siin mõnele teisele. Aga muidugi ma tänan kõiki teisi ka, kes täna meile kõnelenud on ja tänan teid kõiki, et sellest foorumist osavõtjad olete. Räägime Eesti tuleviku väljakutsestest. Me oleme täna rääkinud maailma majandusest hästi palju, nüüd on see lihtne küsimus, aga mis see kõik meile siis tähendab? Eestil on läinud suhteliselt hästi. Kriisis on kombeks ikkagi halada ja öelda või arvata seda, et meil on kõige halvemini läinud, mitte märgata seda, mis mujal on juhtunud ja tunnistada tuleb. Ei olnud me valmis seisma silmitsi kõige sügavama majanduskriisiga pärast suurt depressiooni, ei siin ega ka mujal mitte. Kui vaadata Eesti majanduse kasvamist, siis kasv on ju olnud päris märkimisväärne. Ehk siis, kui veel lähemalt vaadata ja tugineda Rahvusvahelise Valuutafondi andmetele, siis selgub, et aastatel 2000-2009 Euroopa Liidu kõige kiiremini kasvanud majandus on Eesti majandus. Aasta keskmine kasv on olnud 4,82%. Kes on järgmised? Üllatus, üllatus. 4,79%-ga jagavad teist ja kolmandat kohta Leedu ja Läti. Kuidagi karjuvas vastuolus üldlevinud arusaamisega, et see Balti regioon, see on üks õnnetuste org ja midagi head siit võtta ei ole. Eesti majanduspoliitika nurgakivideks on siiani olnud kindel raha ja me kõik teame, et see raha saab veelgi kindlam olema. Kõik eestlased teavad, et me ei ole vahetuskurssi kas Saksa marga või euro suhtes muutnud viimase 18 aasta jooksul, aga me teame samas ka seda, et meie peamised investorid, aga need on soomlased ja rootslased, nad mäletavad siiani, kuidas Soome marka Rootsi krooni devalveeriti 90. aastate alguse kriisis ja neil pole olnud aasta tagasi mitte mingisugust kindlustunnet Eestisse investeerimisel, sa võid neid veenda kui pikalt, kui põhjalikult tahes, ja lõpus nad küsivad ikkagi, et aga millal te selle krooni devalveerite, kui te selle ära teete, küll me siis Eestisse investeerime. Põhjust Eestisse tulla neil loomulikult on, sest et Eestis tööjõukulud on endiselt 3-4 korda odavamad, kvalifitseeritud tööjõudu on üksjagu palju, õigemini tööjõud on üksjagu palju, aga kvalifikatsioon jätab endiselt soovida, aga siiski, nad on lootusrikkad. Nad sooviksid eelkõige meie kindlas, stabiilses majanduskeskkonnas olla veendunud ka selles, et raha jääb ka tulevikus kindlaks. Ja selle kindluse nad 1. jaanuarist ka saavad. Range eelarvedistsipliin on Eestit kogu aeg iseloomustanud. Oleme headel aegadel kogunud märkimisväärsed reservid ja ka praegu on Eesti defitsiit üks kõige väiksemaid Euroopa Liidus ju teadupärast on koguni 24 sellist liikmesriiki, kelle suhtes on algatatud ülemäärase defitsiidi menetlus ja vaid Luksemburgis, Rootsis ja Eestis jääb defitsiit alla stabiilsus- ja kasvupaktiga lubatud 3%. Need päris heasse seltskonda oleme sattunud.
Meil on õiglane maksupoliitika, seda osatakse hinnata seda, et meil pole ülearu maksuerandeid, maksualandusi ja vabastusi ja seda, et kõiki koheldakse võrdselt, seda ettevõtjad oskavad hinnata. Meil on vähene bürokraatia ja see ei tähenda muidugi see konstateering seda, et me peaksime olukorraga rahul olema, leppima sellega, mis meil on küllalt ruumi, et bürokraatiat veelgi vähendada. Rahvusvaheline avatud. Protektsionism, barjäärid Eestit ei iseloomusta. Eesti on väga palju võitnud avatud majandusest ja seda teed kavatseme jätkata ka tulevikus. Ja meil on ka läbimõeldud toetusskeemid. Ei ole aus öelda, et Eestis absoluutselt riiklikud toetused ettevõtlusele puuduvad. Need toetused on olemas, aga need toetused on kindlalt sihitletud ja ka jälle siin ma pean ütlema, et aga olukorda annab veelgi parandada. Eesti üks suur väljakutse tulevasteks aastateks on tootlikkuse suurendamine. Meie tootlikkus on kasvanud päris kiiresti, ja märksa kiiremini kui Euroopa Liidus 27 liikmesriigis keskmisena, eks me võiksime justkui nagu uhked olla, kuid arenguruumi on veel küllaga, kui me praegu oleme vaevalt saavutanud 60% taseme võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, no siis 2020 võiks vähemalt meie eesmärk olla saavutada 80% tootlikkuse tase. Ehk siis tootlikkuse suurendamine, see on üks põhilisi märksõnasid tulevasteks aegadeks. Tootliku tööjõu eelduseks on investeeringud põhivarasse. Ja kui vaadata nüüd seda pilti, siis me näeme, et aastaid ja võiks isegi öelda aastakümneid on Eestis investeeringud põhivarasse olnud märksa suuremad, kui nad on olnud Euroopa Liidus keskmisena, kuid kriisi ajal on need investeeringud õige tagasihoidlikuks jäänud, ehk siis me läheneme juba küll ülevalt poolt, aga ikkagi Euroopa Liidu keskmisele. No siin on käesolev aasta ja ka järgmine aasta prognoosina kirjas. Me teame, et juba käesolev aastaga investeeringute mõttes on kujunenud märksa ilusamaks, kui olid prognoosid. Meenutagem kas või hiljutist Statoili otsust oma arveldused kõik Eestisse tuua, see on väga oluline otsus ja ka Eesti jaoks on see arvestatav investeeringute summa, rahavoogude maht, aga meie jaoks on eriti oluline see, et eelistati Eestit ja eelistati Eestit eelkõige meie stabiilse majanduskeskkonna, maksupoliitika pärast ja teiseks euro pärast. See on seda imelikum, et me ju kõik teame, et Statoil tegutseb 8 riigis ja mitte üheski nendest riikidest pole euro kasutusel. Aga kui euro on oluline juba Statoili jaoks, no siis miks ta ei peaks teiste jaoks oluline olema? Investeeringud tänu sellele, et Eesti puhul on euroga liitumise otsus langetatud, on hakanud jälle intensiivselt Eestisse tulema. Ja siinkohal ma tahaksin kummutada ühe Eesti ajakirjanduses ja ka täna siin esinejate hulgas mitu korda korratud väär arusaama, justkui oleks Leedu meist vahepeal mööda läinud ja ma olen isegi lehest lugenud, et me ärkame ikka alles siis, kui rongi tagatuled juba paistavad. Ei, sõbrad, Eestisse on absoluutmahtudes, loe sa siis neid investeeringuid kroonides või dollarites või eurodes, tehtud märgatavalt rohkem, kui need on tehtud Leetu või Lätisse. Ehkki me teame, et need naaberriigid on meist märksa suuremad. Kui suurusjärkudega rehkendada, siis suurusjärgud on 10 miljardit, 6 miljardit ja 6 miljardit eurot muidugi. Et jah, alati võiks rohkem olla, aga vähemalt võrreldes naabritega, no me väga kurta ei saa, me võime päris kindlalt väita seda, et Eesti on andnud Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest välisinvesteeringute jaoks üks kõige atraktiivsem sihtmaa. Mul on hea meel, et täna väga mitmed esinejad rõhutasid hariduse kvaliteedi olulisust.
Ja minu meelest on sümptomaatiline, et mitte keegi ei pidanud probleemiks hariduse kättesaadavust, ehk ei nõudnud seda, et haridus peaks kuidagi veelgi massilisem olema ja veelgi odavam olema. Kui me vaatame hariduskulutusi, mis Eestis on tehtud, siis just kui protsendi järgi sisemajanduse kogutoodangust meil midagi häbeneda ei ole, kõige suuremad kulutused protsendina sisemajanduse kogutoodangust haridusele tehakse Küprosel, aga Küprosele järgnevad küllalt tihedalt Taani ja Rootsi ja siis üllatus Eesti. Me kulutame haridusele 6,7% sisemajanduse kogutoodangust ja selles mõttes häbenema justkui ei peaks. Et selle 6,7% eest oleme me suutnud luua küllalt hea haridustaristu. Kuidas need tõlgid seda tõlkisid? Täname tõlke. Alles eile saime me uue sõna ja täna juba tõlgitakse seda sõna, nagu see oleks juba sajandeid Eestis kasutanud olnud. Nii et me oleme siis selle 6,7%-ga suutnud rajada väga korraliku haridustaristu, aga see protsess pole lõppenud, need investeeringud on jätkuvad ja justkui, nagu ette heita ei saa, et raha on investeeritud, valitsus, Riigikogu võiks justkui rahul olla. Aga ma olen täiesti nõus ka ettevõtjate rahulolematusega. Eestis on probleemiks hariduse kvaliteet ja ka vahendite kasutamise efektiivsus on minu meelest märksa põletavam küsimus praegu meie hariduses kui hariduse kättesaadavuse küsimus. Eestis tuleb kindlasti suurendada erialase haridusega inimeste osakaalu. Et kui me vaatame, kuidas meie tööealine elanikkond jaotub hariduse järgi, siis me näeme, et koguni kolmandikul ei ole mitte mingisugust erialast ettevalmistust ja nüüd ongi omaette paradoks. Meil on väga suur tööpuudus, aga meil on samal ajal suur puudus kvalifitseeritud tööjõust. Ja see on küllalt suur väljakutse riigile. Riik peab ka edaspidi suurendama elukestva õppe rahastamist, täiendkoolitusi tuleb teha senisest märksa suuremas mahus, ehkki me teame, et viimase 3 aasta jooksul olukord on paranenud. Kui meil 3 aastat tagasi 6,5% tööealisest elanikkonnast aasta jooksul võttis osa elukestvast õppest, siis praegu on see protsent juba sinna 12,5-13 juurde jõudnud, aga sõbrad, vabandage, see protsent endiselt ei kannata võrdlust välja Soome ja Rootsi elukestvast õppest osavõtjate tasemega. Eesti jaoks on suureks väljakutseks ka teadus-arendustegevuse edendamine. Ja mul on väga hea meel, et ka praegu majanduskriisis investeeringud teadus-arendustegevusse ja mul on hea meel, et see kasv põhineb praegu eelkõige just ekspordi kasvul, mitte laenurahale üles ehitatud sisetarbimise kasvul. Lähiajal ennustatakse või lähiaastateks ennustatakse Eestile kõige kiiremat tööhõive kasvu Euroopa Liidus, aga ennustused ei ole kunagi ise täituvad. Me peame pingutama, et see tõepoolest reaalsuseks muutuks. Eesti kõige suurem väljakutse lähenevateks aastateks on endiselt suure tööpuuduse vähendamine. Registreeritud tööpuudus oli meil märtsis kõige kõrgem selles kriisis 14,6%, praeguseks on see langenud 10,3%, aga paraku me peame valmis olema selleks, et see väga kõrge tööpuuduse tase jääb kestva veel mõneks ajaks, kuna Eesti majanduses on tegemist struktuursete probleemidega, nagu juba öeldud, buumi ajal ehitajate arv kasvas kiiresti ja nüüd paljud ehitajad peavad omandama uue elukutse.
ja see võtab aega. Ja loomulikult riik peab neid selles aitama. Maksupoliitilised sihid aastateks 2011-2015. Ehk siis härra Jüri Raidla nimetas maksurahu. Ma olen nõus sellega. Me peame tagama maksurahu kõigi maksude osas, välja arvatud tööjõumaksud, mille kohta täna mitmed esinejad ütlesid, et need on liiga kõrged. Me jätkame lihtsa ja ettevõtlikkust soodustava ühetaolise üksikisiku tulumaksuga ning välistame keerulise ja astmeliselt vaesustava tulumaksusüsteemi kehtestamise. Ja anname kindluse, et tulumaksuvabastus ettevõtetesse tagasi investeeritud kasumilt säilib. Me ei tõsta maksukoormust ja järgime põhimõtet, et sotsiaalvajadusi rahastatakse kogutud maksudest, mitte maksude kogumata jätmisest. Ehk siis me tahaks hoida oma maksusüsteemi ühetaolisena, lihtsana, kergem on maksud kokku koguda ja siis aidata neid, kes riigi abi tõesti vajavad, mitte üritada siis maksusoodustustega lausaliselt mingit suuremat rühma õnnelikuks teha. Me peame tööjõu maksustamist vähendama, see on ka Reformierakonna eesmärk. Me saame seda teha siis, kui eelarvetulud seda võimaldavad. Esmalt töötuskindlustusmakse määra tuleb vähendada kriisieelsele tasemele. Hetkel see võimalik ei ole. Järgmiseks aastaks jääb töötuskindlustusmakse määr samale tasemele, mis ta on käesoleva aastal. Sotsiaalmaksu lae kehtestamine on sõnades olnud pea kõigile vastuvõetav ja soovitud eesmärk, aga siiani me ei ole saanud ära tehtud usaldusväärseid arvutusi, missugune see lagi täpselt olema peaks, et ta ei kahjustaks meie tervishoiusüsteemi ja teiseks, et ta saavutaks ka eesmärgi, see maksulae kehtestamine. Aga järgmise 4 aasta jooksul tuleb sotsiaalmaksule lagi kehtestada ja eelkõige on see oluline just kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu Eestisse toomise aspektist. Tulumaksumäära vähendamine koos maksuvaba miinimumi tõstmisega on olnud Eestis mõnda aega juba aktuaalne. Ma olen pigem seda meelt, et me ei peaks käibemaksumäära langetama tagasi 18%, kui eelarve võimalused seda lubavad, tuleks minu meelest vähendada tulumaksumäära ja suurendada tulumaksuvaba miinimumi. Aga kindlasti üldine maksukoormus Eestis tulevikus peab vähenema, mitte tõusma. Ja erisoodustusmaksu kaotamine tööga seotud tasemekoolituselt, ennekõike doktoriõppelt, sest teenusekeskses globaalses äris pole võimalik edu saavutada, kui puuduvad suurepärase hariduse, töökultuuri ja ärivaistuga inimesed. Eesti peab jätkama usaldusväärse eelarvepoliitikaga. Meie eelarvepoliitika peab ka tulevikus olema konservatiivne. Eesti kui investeeringute ja uute töökohtade sihtmaa rahandusliku usaldusväärsuse süvendamine saab olla võimalik, kui viime riigieelarve aastaks 2013 struktuursesse ülejääki ning hoiame seejärel ülejääki kõigil kasvuaastatel. Ehk siis sellest suurimast finantskriisist pärast suurt depressiooni ma arvan, et nii meie kui ka kõik teised, vähemalt väikesed riigid, peaksid tegema järelduse, et headel aegadel tuleb halbadeks aegadeks reserve koguda. Me peame kasvatama reserve, mis lubavad võimalikud langusaastad valutult üle elada ka tulevikus. Nagu selles majandustsüklis, tõusutsüklis, ei saa ka uues tõusutsüklis riigile reservide kogumine olema kerge.
et ärme seda illusiooni endale loome. Poliitikutel, aga mitte ainult poliitikutel, vaid lihtsalt inimestel on alati tuhandeid väga häid ideid, kuidas saaks rahvast maksumaksja rahaga õnnelikuks teha. Ja kui keegi valitsusest ütleb, et sõbrad, me ei saa endale seda õnne täna kohe lubada, me peame valmistuma halbadeks aegadeks, no siis enamasti öeldakse sellele ütlejale, et meil pole sellist ministrit, meil pole sellist peaministrit vaja, kes lubab meie riigile halbu aegu, meil saavad ajad ainult paremaks minna, nad on valmis vahetama tavaliselt enamasti, nagu me Euroopa kogemusest näeme, välja halva sõnumi toonud ministri ja märksa vähematel juhtudel ollakse valmis tõepoolest halbadeks aegadeks valmistuma. Eestis me valmistusime halbadeks aegadeks päris hästi ja kriisis on kogutud reservid meie riiki väga hästi teeninud möödunud aastal ja ka sel aastal väga paljud riigid maksavad meeletut raha, et saada vahendeid riigi toimimiseks. No meie teenisime möödunud aastal oma nappide reservide paigutuselt 1,1 miljardit krooni. Abiks siiski. Aitäh! Aitäh, hea Andrus, ennem kui ma sulle raamatu ja medali annan, siis mõned küsimused võib-olla, aga ma... Kas ma tõesti rääkisin juba tund aega täis või? Ei, vastupidi, elus esimest korda nagu minagi said ajaga hakkama peaaegu. See oleks võinud Petšakutšas osaleda või Petšaktšas. Nüüd ma ütlesin ise ka valesti, aga ma ise küsin ka su käest ühe küsimus sissejuhatuseks, et ma lugesin nädala algul Päevalehest Kärt Anvelti unenägu. Tema kirjeldas oma unenägu sellest, kuidas Reformierakond peale valimisi hakkab sotsiaaldemokraatidega koos valitsema. Ja no iseenesest see ei üllata mind, et Kärt selliseid unenägusid näeb, mõeldes sellele, kellega ta patti jagab. Aga mind üllataks väga, ma mõtlen 2007. aastal, et kui te võtsite sotsiaaldemokraadid valitsusse ja nad said rahandusministri portfelli, siis sa ütlesid, minu mäletamist mööda oli põhjendus see, et need, kes kõige rohkem tahavad kulutada, las nüüd hoiavad kokku. Et kuidas sellega... Jah, pean pattu tunnistama. Niisugune lootus oli mul tõesti, et kui sa annad rahandusministri portfelli sellele erakonnalt, kellest eeldatakse ja kellest ka sina eeldad kõige suuremaid kulutamise soove, no et siis rahaasjad laabuvad pea iseenesest, et teised erakonnad ei pea siis, koalitsioonierakonnad ei pea siis avaldama survet rahandusministrile, vaid et surve tuleb juba erakonnast seest ja rahandusministri enda käest ja asjad laabuvad märksa paremini. Et selle asjaga päris hästi ei läinud. Noh, mis mulle meenub viimane paber, mis sotsiaaldemokraadist rahandusminister või viimane eelnõu, mille ta valitsusele esitas, see eelnõu lubas järgmiseks aastaks, mälu mind ei peta, siis sotsiaalkindlustusfondide defitsiidiks 13,9 miljardit krooni. Mustvalgel või suisa värvilisena number olemas, et jah, ei seal väga palju neid piiramissoove ei olnud ja võib-olla, et ma ei tahaks siin kriitikat valitsusele aadressil teha, sest opositsioonierakonnad teevad seda nagunii enne valimisi ja jõuliselt teevad, aga ikkagi, kui midagi kahetseda, siis tuleb kahetseda seda, et 2008. aasta alguses me ei suutnud valitsussektoris riigipoolseid väljamakseid külmutada, sest teatavasti siis jälle eksperdid nõudsid kõva häälega kohe negatiivse eelarve tegemist, sest et kui väljamaksed külmutada, et see pidi siis tekitama ka meil võimude lahususe kriisi, sest see õigus olevat ainult parlamendil ja mitte valitsusel, ehk seaduse järgi on ajutiselt selline õigus ka valitsuselt. No ei saanud vastu. Ei saanud külmutatud väljamakseid ja 2008. aasta 1. aprillist kõikides ministeeriumites palgad kasvasid hüppeliselt ja neid hüppeliselt kasvanud palku pidime me pärast siis hakkama kangelaslikult kärpima. Et
ütleme nii, et päris hästi ei läinud, aga ega ma printsiibist põhimõtteliselt ka lahti ei ütle. Ma ikkagi leian, et rahandusministri portfell on ideaalis ikkagi õige selle kätte anda, kellest eeldatakse kõige suuremat kulutussoovi, et las tema siis ohjab oma kulutusi või leiab juurde tulusid, aga sellisel määramisel või portfelli andmisel peab eelduseks olema kindlasti kokkulepe, et eelarve defitsiiti ei lähe, eelarve ülejäägis tuleb kokku leppida, no ja siis ilmselt loomingulisust saab olema rohkem, kui mõne teise erakonna esindajana siis rahandusministrist ootaks. Aitäh! Võtame veel mõne küsimuse. On keegi seal? Küsida võib kõike, aga nii nagu ikka neil puhkudel, et ei maksa küsida seda, et mis on õnn ja mis värvi on armastus ja kuidas muidu ka läheb, et siis väga palju targemaks ei saa, mingi vastus saab, aga aeg kulub. Ei küsi seda. Ma olen Toomas Talts KAH-ettevõtja IT-sektorist ja nende haridusinvesteeringutesse tehtavaid uhkeid numbreid vaadates ma tahtsin ühte mõtet jagada, et sellel kevadel noore mehena siin ühe uhket inseneeria haridust pakkuva ülikooli üliõpilasena ma sain oma magistritöö juhendajalt selge vastuse oma tööle, et ega ma siin midagi juhendada ei oskagi, et sa oled kindlasti ise palju parem spetsialist seda tööd tegema. Ja jumala eest, nii sai see töö tehtud, mis küll mehe au kõditas võib-olla päris hästi, aga tegelikult on see korralagedus. Ja ma ei oska võib-olla midagi küsida, aga ma tahaks nende rahanumbrite juurde kommenteerida, et võib-olla ei ole vaja nii palju enam panna musklit ja dollarit või krooni sellesse hariduspoliitikasse, aga natukene nutti ja kvaliteeti võib-olla oleks vaja juurde keerata, sest vastasel juhul jääb see raha riistvara hangeteks, katuse parandamisteks, aga üliõpilased jäävad oma õppejõududelt selliseid vastuseid saama, nagu mina. Aitäh! Ma siiski kommenteeriksin seda hariduse teemat. Minu kriitilistest märkustest ei maksaks kellelgi teha järeldust, et ma olen meie haridussüsteemiga rahul olematu või et ma ei pea õigeks 6,7% sisemajanduse koguproduktist hariduse eesmärkidel kulutamiseks. Miks me täna räägime majandusest, aga me ei räägi nii palju haridusest, ehkki me räägime ka haridusest? Vaatame ÜRO inimarengu aruannet. Me näeme, et Eesti selles edetabelis on esmakordselt jõudnud kõrgelt arenenud riikide hulka. 34. koht. Vaatame haridust. 8. koht. Terves maailmas 8. koht Eesti haridusel. Järelikult väga kardinaalselt me midagi muutma ei peaks. No palju on räägitud sellest samast ebavõrdsusest. On olemas ka ebavõrdsusega modifitseeritud indeks. Seal me oleme 26. kohal. No aga teades seda, et 8 riigile, kes asuvad meist põhiindeksis eespool, pole modifitseeritud indeksid välja arvutatud, no siis liidame need 8 sinna juurde, saame jälle 34. koha. Ehk siis ebavõrdsus ka meid nagu maailmas võrrelduna teistega siis alla ei kisu. Mis meid alla kisub? Oodatav eluiga, tervelt elatud aastad, 73. koht. Mis meid veel alla kisub? Sissetulekud, 50. koht. Ehk siis oleme tagasi sealt, kust alustasime. Majandus. Parim sotsiaalpoliitika on ikkagi majandus. Ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et siiani on räägitud ainult rahast ja majandusest ja inimesele pole tähelepanu pööratud. Ei, see koht hariduse edetabelis näitab, et inimesele on tähelepanu pööratud küll. Tulude jaotamise ebavõrdsuse vähenemine näitab ka, et inimesele on tähelepanu pööratud. Nüüd hariduse rahastamisest, teadus-arendustegevuse rahastamisest, sellest, et ma efektiivsusega päris rahul ei ole, ei saa teha järeldust, et edaspidi võiks sinna nagu vähem raha anda. Ei, kindlasti mitte. Kui vaadata näiteks kas või teadus-arendustegevuse rahastamise kasvu numbreid võrrelduna teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis me näeme seda, et viimase 5 aasta jooksul Eesti teadus-arendustegevuse kulutused on kõige kiiremini kasvanud. Kõige kiiremini või mõnel aastal on keegi teine meist eespool olnud, aga 5 aasta keskmisena kõige kiiremini. Võiks justkui rahul olla. Hariduskulud
protsendina SKT-st ka suhteliselt head. Aga jälle kord tuleb meelde tuletada, mida kunagi rektor Jaak Aaviksoo ütles, selleks, et kulutada 3% SKT-st efektiivselt haridusest või teadus-arendustegevuses, selleks oleks meil täna vaja juurde umbes 600 doktorikraadiga inimest Eestisse. Aga need PhD-d, neid üleöö ei kasva. Kiire kasvu puhul, nagu teadus-arendustegevusse, alati tuleb maksta teatud lõivu ebaefektiivsusega. Aga ma ei näe ka mitte mingisugust teist väljapääsu, me peame edasi minema haridusvaldkonna teadus-arendustegevuse prioriteetse rahastamisega, ehkki me teame, et need kroonid ei ole mitte kõige efektiivsemalt kasutatud alati. Ehk siis seda teadmist tuleb endale rohkem omaks võtta, et seal annab efektiivsust suurendada ja sellega me peaksimegi lähenevatel aastatel veel tõsisemalt tegelema. Aitäh! Ja võtame siis nüüd võib-olla kõige viimase küsimuse. Ma näen, et Andres Arrakul on käsi püsti seal. Aitäh selle võimaluse eest. Eks jah, see, mis meie eelarvepoliitikaga siin buumiaastatel toimus, meenutab mulle eneseväes omandatud ütelus, et sам себе trudnosti sastajom, a potom их героически преодолеваем. Nüüd on Eesti august väljas ja üks kiiremini edenevaid riike Euroopas üldse. Ja ainult aja küsimus on, kuna erasektor peast jälle lolliks läheb, ehk siis tormab SMS-laenuga turismireisile. Mul on andmeid, et ka valitsusse kuuluvad inimesed ja poliitikud on ka inimesed. Millise imenipiga praegune, ma loodan, et ka tulevane peaminister suudab garanteerida, et avalik sektor uuesti ei hakka prassima. Sest et kõikide meist läänes asuvate valitsuste pikaajaline praktika on see, et nad pole suutnud seda vältida. Mis imenipiga Eesti tulevasse ja praegusse valitsusse kuuluvad poliitikud suudavad seda vältida? Ega mingit imenippi keegi siin välja ei suuda mõelda. Minu meelest meil tasuks uskuda tervesse mõistusse. Ja Eestis on otsuseid langetatud lähtudes tervest mõistusest ja mina ei ole päris nõus nende väitjatega, kes ütlevad, et meil on valitsussektor kiiresti kasvanud ja see on põhjustanud kriisi, et pigem tuleks vaadata nüüd tagasivaates ehitussektori poole ja pangandussektori poole, aga jälle kord ma olen kaugel mõttest, et hakata süüdistama nüüd buumis pankasid. Et ilmselt need valud tuli meil üle elada, meie pangandus on olnud väga konservatiivne, jah, laenuraha on väga odav olnud, väga kergelt kättesaadav olnud, aga tunnistage, Eesti kuulub nende väheste, ega neid nii vähe ka ei ole, 8 Euroopa Liidu liikmesriigi hulka, kus ei ole tulnud kasutada maksumaksja raha kommertspankade päästmiseks. Ei ole aus praegu öelda, et pangad on nagu milleski väga süüdi ja nemad põhjustasidki kriisi. No eks me kõik laenuvõtjatena, tarbijatena seda kriisi põhjustasime. Pangad on piisavalt vastutustundlikult käitunud. Eestis on tõepoolest pangad suutnud oma vahepealsed kahjumid ise katta, maksumaksja abi vaja pole läinud. See on suur väärtus. Meenutagem, kuidas eelmises Vene-Aasia kriisis me Maapanka summisime tohutu hulga maksumaksja raha ja lõppes ikka sellega, et läinud ta oligi, tagasi ei saanud midagi. No nüüd tasuks mõelda nendele näidetele, millest täna juba räägitud on. Mõelge korraks veel sellele Iirimaa näitele, võtke sealt natuke tagasi veel, mõelge Islandi näitele ja siis mõelge, kas me ikka Eestis läksime väga peast lolliks. Jah, kinnisvarabuum oli Eestis päris korralik buum. Nüüd on buum läbi. Aga see, et meil on SKT olnud
miinusmärgiga ja päris suure numbriga möödunud aastal. See ei tähenda seda, et buumiaegsed majad oleks haihtunud kuhugi. Teatavasti, kui me rehkendame siis SKT kasvunumbreid, siis me ju ei räägi üleüldse akumuleerunud rikkustest. Me siiski praegu ei maksaks nii enesekriitilised olla, et me suisa kustutame ära need majad, need rikkused, need tehased, mis buumi ajal ehitatud sai, loodud said. Ehk siis see kõik on alles. See pole läinud. Muidugi oleksime võinud olla konservatiivsemad, see on tagantjärgi tarkus. Ma loodan, et järgmise majandustsükli jooksul me neid rumalusi ei tee, mida sai tehtud selles tsüklis, aga ma siiski tunnustaksin Eesti inimesi. Ma ütleksin, et suhteliselt vastutustundlikud. Me ei suutnud niisuguse rumalusi teha, nagu väga paljudes teistes Euroopa riikides on tehtud. Aitäh! Aitäh, hea Andrus! On sulle ka sõbrad. Nüüd oled saanud omal nime külge. Aitäh! Aitäh!